Oleme regionaalhaigla erakorralise meditsiini keskuses ja räägime vägivalla ohvritest meditsiinis. Mis juhtub sellest hetkest, kui vägivalla ohver astub EMO uksest sisse? Kuidas tagatakse tema hoitus ja turvalisus? Iga inimene, kes pöördub EMO-sse, saab meie käest vastavalt oma seisundile abi. Kui inimene pöördub ise, siis tema teekond algab registratuurist, kus ta saab omale numbri ja järgmine kontakt on triaažiõde, kes hindab siis patsiendi, meie jaoks on nad kõik patsiendid, patsiendi seisundit, mõõdab tema elulised näitajad ja sellest lähtuvalt siis tuleb juba edasine abi. Kui ta pöördub kiirabiga, ka siis tema esmane kontakt EMO-s on triaažiõde, kes hindab tema hetkeolukorda. Mis on üldse EMO roll sellise teema puhul? Meie roll EMO-s on siiski pakkuda meditsiiniabi. Meie töö on meedikutöö ja oluline meie jaoks ongi püsida meediku rollis. Me saame patsiendile pakkuda siis esmaabi, me saame vähendada tema valu, me saame leevendada tema kaebusi. Kui tal on näiteks haav, mis vajab õmblemist, siis me saame seda haava õmmelda, teostada vajalikku diagnostikat. Meediku roll ongi olla esmaabi andja. Meedik ei ole politseinik, perelepitaja ega ka psühholoog. Me saame anda esmast empaatilist tuge muidugi, aga meie roll on siiski meditsiiniline abi. Kui palju sa ise selle teemaga oled kokku puutunud? Olles erakorralises meditsiinis töötanud ikkagi juba üsna mitu aastat, siis kahjuks vägivald on peaaegu igavalve ikkagi meie igapäevaelu. Kas sulle meenub enda praktikast ka mõni lugu, mis on eriti hinge jäänud? Üks, mis mulle on väga meelde jäänud, ma töötan ka prehospitaalselt ehk kiirabietapis, ongi üks kahe naabrimehe vahel alkoholist tingituna tekkinud tüli, kus kaks naabrimeest läksid kaklema ja meie sündmuskohale jõudes tegelikult oli seal ka verine umbes 5-aastane laps, kes oli oma isa verega koos, kes oli väga hirmunud, värises ja kahjuks lapse ema jaoks sellel hetkel oli olulisem naabrimehe peale karjuda, kui oma lapsega tegeleda. Ja ka politsei arusaadavalt tegi oma toiminguid, et vägivaldne olukord lahendada ja see laps kuidagi jäi sinna natukene kauaks minu arust üksinda värisema hirmunult, et siis mina ei saanud esialgu ju patsientidega tegeleda, sest politsei tegi neid alles minu jaoks ohutuks, siis ma tegelesingi selle lapsega ja selle lapse pilk on nagu mul siiamaani meeles. Kuidas sa seda olukorda lahendasid siis seal? Ma võtsin selle lapse oma kiirabiautosse sooja, sest oli ka siuke pime, külm, kõle, sügisene aeg. Ja tegelikult ega see algus on ikkagi empaatia, et tõesti kükitasin selle lapse kõrgusele, ütlesin talle, kes ma olen, et oht on möödas, et temaga on kõik hästi, veendusin, et tal endal vigastusi ei ole ja küsisin, kas tal on külm, ta noogutas ja ütlesingi, et ma panen su enda autosse sooja, et kõik on hästi ja esimene lause tegelikult, mis lapse suust tuli siuke läbi nuttu, oli see, et kas mu issi sureb ära. Siis minu asi oli ka seda muret ja hirmu maandada selle lapse jaoks. Hirm on vägivalla ohvri jaoks oluline teema tegelikult. Mida sa ütleksid neile julgustuseks, kes kahtlevad, kas tulla EMO-sse või mitte? Hirm on kindlasti tugev emotsioon, samamoodi nagu valu, nagu võib-olla ka viha, süütunne, et ma arvan, et kindlasti tasuks abi otsida, kui midagi traagilist on juhtunud ja meie roll tegelikult meditsiinis ongi seda emotsiooni maandada ja inimesele anda tagasi turvatunne, see tunne, et tal on kontroll selle olukorra üle, oma elu üle, sest sageli vägivalla ohvrilt on võetud tema väärikus ja meie asi meditsiinis on talle see tunne tagasi anda, et ta saab valida, otsustada ja et elu läheb edasi. See esmane abi on antud, kuidas siis tagatakse see, et see inimene ikkagi saab jätkuvat abi ka peale seda EMO külastamist, et ta jääks päris üksi?
see on keeruline küsimus tegelikult, eriti kui me räägime sellisest suurest EMO-st, nagu on regionaalhaigla EMO, kus meil on keskmiselt 230 haiget ööpäevas ja kahjuks meil ei ole lihtsalt seda ressurssi, et sellele inimesele pakkuda psühholoogilist nagu tuge siin EMO pinnal ega ka tegelikult neid privaatseid ruume ja meie asi tegelikult ongi, mida me meedikutena saame teha, me saame neile nii-öelda teeotsa anda kätte, me saame suunata neid nõuandeliinidele nagu ohvriabi, me saame anda neile need kontaktid ja need võimalused neid pakkuda. Väga sageli nad keelduvad esmases joones sellest ja see on nende õigus. Patsiendi autonoomia on üks olulisi meditsiini eetika alustalasid. Me ei saa meedikutena kedagi sundida või survestada politseisse pöörduma või mingid elumuutmeid asju teha, et me saame pakkuda neile võimalusi ja see on nende otsustada. Võimalus on anda neile kaasa paberil kontaktid, et kui nad natuke mõtlevad, et siis nad seda teevad. Me julgustame neid alati endale kedagi ikkagi järgi kutsuma, minema kellegi lähedasega koos, turvalise lähedasega, see võib olla ka sõber ja me julgustame neid kindlasti nagu sellele lähedase inimese abi saama, aga me ei saa nagu sundida neid kuskile pöörduma. Kindlasti tuleb ette ka olukordi, kus koos vägivalla ohvriga saabub ka vägivallatseja ise siia EMO-sse. Kuidas te neid lahendate? Jah, meie jaoks jätkuvalt on nad kõik patsiendid ja meie kohustus on neile kõigile abi anda. Et me selles osas ju mingeid erisusi teha ei saa ega tohi. Võimalusel me hoiame neid ikkagi eraldi. Vahel see on võimalik, vahel see ei ole võimalik. Et eks siis on ka nagu seesama turvatunde loomine ja et konflikt ei eskaleeruks. Et võimalusel me ikkagi sätime nad eraldi ja tegelikult ka nendele mõlemale anda see info, et te olete hetkel nüüd erakorralise meditsiini osakonnas. Meie asi on anda teile erakorralist abi ja kõik muu asi on juba politsei lahendada, et vahel need sõnelused ja asjad ikkagi lähevad haiglas edasi või ka nagu kiirabietapil, et siis on oluline just kehtestada ennast meedikuna, et mina ei ole praegu politseinik, mina ei ole juurdleja, et minu roll on praegu näiteks see haav kinni mõelda, selle vigastusega tegeleda, see, mis teie vahel juhtus, seda lahendavad teised ametkonnad. Millised märgid viitavad sellele, et inimesel võib olla tegemist vägivallaga, ta võib-olla tuleb hoopis teisel põhjusel ja ta ei anna seda ise teada, aga kuidas sina kogenud arstina aru saad, et tegemist võib olla vägivallaga? Ma ütleks, et sõltuvusprobleemide taga väga tihti on vägivaldsed kodud, et need alkoholiprobleemidega patsiendid, kes siia satuvad või ka narkoaineid tarvitanud patsiendid, sageli seal taga on ikkagi põhjus, miks nad nagu tarvitavad neid aineid sellistes kogustes, sellisel viisil, et nad vajavad meditsiiniabi. Et see kindlasti on viide ja ka igasugused suitsiidikatsed, et väga tihti seal taga ikkagi on mingi vägivaldne probleem, miks neid tablette näiteks alkoholiga koos võetakse. Sest me näeme üsna palju ikkagi neid inimesi, kes tarvitavad näiteks ravimeid ja alkoholi, nad ütlevad suitsiidi eesmärgil, aga kui see juhtub iga kuu ja need kogused on näha, et need ei ole tegelikult eluohtlikud kogused, et siis tekib ka see kahtlus, et miks ta seda teeb, et miks see eluisu nagu siis selline on või ka patsiendid, kes näiteks kiirabi ütleb, et täiesti ebaadekvaatsed ja käituvad isegi agressiivselt ja et umbes ei allu korraldustele ja nii kui nad on EMO ukses sees, siis nad on väga nagu rahulikud ja koostööaltid, et siis tekib ka see küsimus, et kas ta tegi seda selleks, et sealt kodunt ära saada. Et ka neid juhtumeid on. Kuidas sa soovitad, et kui inimene tuleb sellise murega, et kas ta võiks ikkagi kohe alguses ausalt ära rääkida, milles on asi? Ma arvan küll jah, et meedikud on üks koht, kus võiks kindlasti ausalt nagu rääkida ja meie kui meedikute eesmärk on inimest aidata, et meie eesmärk ei ole kedagi hukka mõista või nagu halvustada, et abi, mida me saame pakkuda, sõltub väga palju sellest, kui palju inimene ise infot enda kohta jagab. Et kui ta jätab olulise info rääkimata, siis me ei ole keegi selgeltnägijad, et siis meil on ka keerulisem neile seda adekvaatset abi anda ja suunata neid võib-olla ka edasise abi saamiseks. Mis selle teema puhul sinu jaoks praegu kõige muret tekitavam on?
ma arvan, et kõige murettekitavad ongi, kui palju seda on tegelikult. Ja aastate jooksul ma arvan, et see on kasvanud ja noh, see on üleüldine tegelikult ka ühiskonna tendents, et vägivalda kuidagi järjest rohkem normaliseeritakse ja inimeste nagu emotsionaalne intelligentsus võib-olla nagu ka ei ole nagu päris see, et hästi palju lahendataksegi vägivallaga nagu olukordasid, et ja on sellist noh, ka sotsiaalmeedia kindlasti aitab sellele väga palju kaasa ja ka noh, karistamatuse tunne kindlasti, et see ja sõltuvusprobleemid on ka ikkagi oluliselt viimaste aastatega süvenenud ja alkohol kindlasti ainult toidab seda vägivalda, et kui inimene kaine peaga veel võib-olla suudab ratsionaalselt käituda ja mitte lahendada lahkhelisid vägivallaga, siis kuni kui alkohol on mängus, siis pidurdusmehhanismid on maas. Aga kuidas sa ametkondade vahelist koostööd hindad, et lahendada vägivalla teemasid? Mis võiks paremini olla? Mis võiks paremini olla, ma arvan, et meil võiks politsei ressurssi oluliselt rohkem olla, et seda just kogeb nagu haiglaeelselt töötades, et politseipatrulle sageli ei ole saada ja häirekeskus saadab ka vägivallasündmustele ainult kiirabibrigaadi, et umbes minge vaadake, sest kiirabiressurssi on nagu rohkem kui politsei ressurssi. Et see on kindlasti väga suur probleem ja noh, see tuleneb nagu kõrgemalt kui politseiamet on ju, et see on ikkagi riiklikud otsused olnud neid politseiressursse nagu vähendada. Et see ja noh, ütleme ka üleliigne bürokraatia pärsib võib-olla ka sellist nagu teavitamist ja inimese kesksus peaks olema olulisem kui nagu bürokraatia, et mul on arstina tunne, et seda bürokraatiat on võib-olla natuke liiga palju. Sind kuulates see tundub väga tõsine teema, millega sina ja su kolleegid kogu aeg kokku puutute, et kuidas te ise emotsionaalselt tervena püsite selle kõige keskel? Eks siin ongi oluline endal hoida oma toimetulekumehhanisme, kindlasti lähedased inimesed, et minu jaoks on samas valdkonnas töötavad sõbrad, kellega ma saan neid emotsioone maandada. Sest kui mul töös on emotsionaalselt raske hetk, siis sellel hetkel see ei ole minu emotsioon. Aga kui mul valve läbi saab, siis mina olen enda jaoks leidnud, et see endast läbi laskmine aitab, et siis mul on vaja nagu rääkides emotsioon välja, ma saan seda teha inimesega, kes on samas valdkonnas. Et see võib olla sõber, kes töötab samas asutuses on ju, me ju enda emotsioone räägime ilma isikuandmeteta, et nad on ju umbmäärased kõik lood lihtsalt, et seesama, et kui see verine laps mul seal oli, on ju, et lihtsalt mul oli vaja see endast nagu välja rääkida, et ma ei hoia seda enda sees nagu kinni ja samas ma olen ka piisavalt empaatiline, et ma ei suuda oma tööd teha niimoodi, et ma neid üldse sisse ei lase, et need pajutamata ikka mõjutavad mind. Ja oluline on kindlasti, et see töö- ja puhkeaeg oleks nagu proportsioonis, et oleks hobid, et oleks aega puhata, et inimene, kes on ise terve ja õnnelik, saab ka pakkuda empaatilist abi.